Tere hommikust! Täna on siis reede. Hommikune trenn on meil Mäkke jooksulõigud. Ja nüüd me sõidamegi sinna tõusu juurde, kus on hea. Loodame, et on hea neid liike joosta. Võt. Ja õhtul on plaanis kerge rattaring ja jüke peale. Kerge rattaring. No, traditsiooniline igaõhtune Jesus Pobre ring. Oleme tulnud siia oma kaamerate ja mikrofonidega ja uuriks, et mis olukord on siis? Eestis on natuke nõme öelda, aga palav on. Kas on veel midagi Eesti rahvale öelda? Lõigud Mäkke olid kuidagi hea tunne oli. Mul kell ütles ka täna, et täna sain Karmenit +3, nii et seisund on hea ja tunne oli ka hea. Mul ei näidanud üldse Karmin, mis plussis ma olen või mis miinuses ma olen. See on meeltegi kunagi. Näitab ikka. Aga olukord oli hea ja siit on ainult hea edasi minna. I've got some feelings that I've kept inside. Siin on nii pime, et su nägu ei ole hästi näha. Tegelikult ma olen pruun. Juba hakkab looma. No võt. No, trenni minek jälle, jah? Minek ikka, jah. Ikka jälle. Kuhu siis veel? Mis siin? Magad, sööd, treenid. Sööd, magad, treenid. Treenid, ainult treenid. Sööd, treenid. Ainult treenid. Aga meil on siin ainult treenid. Ainult treenid. Puhkaaega ei ole. Ei ole või? Ei ole. Ainult trenn. Aga kuidas sa muidu saad tugevaks? Muud moodi sa ei saa tugevaks. Hea, et täna on puhkepäev. Et tuul on kõva, nagu kuulete. Pilved liiguvad mega kiiresti. Jälle mingit vaadet ei ole. Nagu mingi helikiirusel tuleb. Võib-olla on näha. Lähme ujuma. Jaa, me läheme ujuma. Täpselt, sul on õigus. Tervist, on siis laupäev hommik. Kätte on jõudnud ujumispäev ja võtaks siis siit kohalikult suplejalt võtaks siis intervjuu. Siis mul tekkis ka küsimus vaadates teie rabidaid siin, et kas te olete värvipime? Et miks on üks labidas rohelist värvi ja teine on nagu roosat? Mõtlesime, et nii on ägedam. Nii on ägedam, jah. Et me ei hakanud 2 paari labidaid kaasa võtma, et me mõtlesime, et võtame ühe minu oma ja ühe Kristo oma. Palju siis ära ujusid? Ainult 2,2. 2,2 puhkepäeval. Aga millal sa puhkad siis? Nüüd sest puhkad. hakkab. Aha, olgu. Hästi, aitäh teile. Jah, palun. No näete, räägi meile. Millega tegeleme? Ei, me ei tee trenni puhkepäeval, me liigume. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide.
Nete, räägi siis, mis juhtus? Sa oled ühe pudeli korviga. Ma kogemata tõmbasin ära sealt küljest. Kas jõudu on liiga palju või? Need olid need eilsed 2 purksi. Mis sina arvad? Sellel on kuradi kätes 3 korda rohkem jõudu kui jalgades. Sa peaks käte peal sõitma. Across the sea, won't stop dreaming of what we could be. I used to be ashamed, alone and just afraid, in misery. But I'll leave it all behind. I've got a brand new mind when you're with me. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I'll keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. Täna on siis veel plaanis 4-tunnine trenn. 20 tehtud. Jõuame kohe tõusu ülesse. Suht korralikult, lõpp ikka kerib. Näitan Anetet ka siis. Ilusat vaadet teile. Ma nägin just sellest esimest liblikat. Esimest liblikat. Ja mis värvi see oli? See oli mingi... Aga sellega on ju mingi sündmus ka. Sa pead vaatama pärast. Sõidan. Vaatan. Mingi väike asi. Liblikas. 830 peale oleme jõudnud. Ja lossi. Sõbrad ka ootavad siin. No nii, uus nädal, uued teod. Täna on esmaspäev ja hommikuks on meil plaanis 45 minutit jooks pluss sulghüpped ja õhtul on väike rattaring, Jesus pobre ja jüke peale. No kuidas läks? No ma arvasin seda, et on lihtsam, et kui lähed siit poolt paremalt, lähed alla, jooksed mäest alla ja lõpus pead üles jooksma mäest. Aga raske oli. Sääravarad tõmbas täis. Eks jalad on tööd ka teinud juba siin. Aga esimene trenn on purgis. Esimesel nädalal. Nädala esimesel päeval. Kristo võid sooda juba. Kapsas. Täielik kapsas. Aga tegelikult seal all, ma jäin korra seisma, siis seal all läksid mingid matkarajad, läksid sinna ülesse. Teil on mingi matkarajad, läksid nagu sinna selle kalju peale, kuhu sa minna tahtsid. Olgu, eks me peame sinna minema siis. Nüüd sööma ja pessu. No tervist jälle. Tõin siis Anette siia kalju peale, kus sa tahtisid tulla. Vaadake ilus vaade. Meil on täna puhkepäev. Täna me otsustasime, et me ei lähe ujuma ka. Et puhkaks. Sest et ees on tulemas päris korralikud trennipäevad. Ja väike puhkus kulus ära. No viimased
viimased 10 päeva on jäänud ju. Jah, täpselt Tuleb marudalt panna. Ongi ju. Täpselt 10 päeva on jäänud. Kodu on siis seal üleval. Seal, kus need üleval need omajakesed on. Vaatame siis, mis vaateid me veel pakkuda saame. Siin on kohe nii huvitav kivistik on siin. Nii kauguline. Ma ütlesin, et tuleme vaatame randa ka siia. Ilus rand oli, kaugelt paistis. Mõnus laine. Mis sa leidsid siin siis? Tarbi. Mõtle, keegi on elu kaotanud. Nüüd sa võtad ta kodu lihtsalt kaasa. Tulime Koopasse netega. Ma nende tahtis näidata teile, et kui ilusad rattateed siin on. Täpselt nii, kui Eestis. Ale. Lõpetame kohe Vuelta 9. etappi 2015. Cumbre del Soli otsas. Ja sama tõusu otsas on ka kodu. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I would keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of a week. Hurraa! Hea! Jaa! 2021 9. etapi on võitnud Vueltal Rete Zucker! Jaa! No head isu siis. Head isu. Mis me sööme? Me sööme frappi. On hea frapp. No, ma ei ole veel söönud seda, nii et ma ei oska öelda. Aga proovi ja ütle siis. Yeah boy. Väga hea. Julge muud öelda. Tere hommikust. Täna on neljapäev. Ja viimane päev. Selle vlogi viimane päev. Me nüüd hommikul on meil fartlek.
tund aega ja sulghüpped. Siis on väike puhkussöök ja siis õhtul on kerge ratas ja üke. Ja siis me lähme teistele külla, sest nemad lendavad homme ära. No nii, meil on jooksutrenn tehtud. Mina jooksin 9 midagi vist kilomeetreid. Kristo jooksis 10 midagi. Tegime sulghüpped ja nüüd on aeg hommikusöögiks või lõunaooteks või... Kes kuidas nimetab? Esimene hommikusöök oli võileib sul ka või? Nüüd on natuke korralikum. No nii, trennid kõik tänaseks tehtud. Tegime banaani pannkooke, mis väga head välja ei tulnud, aga olid söödavad. Aga tavaliselt nad ongi sellise maitsega. Need ongi veidrad, aga lihtsalt meil oli banaane ja kiirelt oli vaja lõunat. Ja siis me tegime neid. Või noh, Sina tegid. ma tegin. Aga nüüd me käime poest läbi ja siis lähmegi teiste juurde. Saadame nad minema. Seal on plaanis siis teha väike pitsaparti ehk siis teeme pitsat. Vot, aga davai. Tšau. Hea. Võtsime kooki. Keegi ei arva ära. Saab välja nagu pesukarp. Kristo ostis mulle pesu. Jaa, see Victoria Secretsi oma. Pasti Seeria Diego. Kes Hispaanias on käinud, on Hispaania Maximas käinud, siis teab, millest me räägime. Tegelikult on tort. Ja mõtlesime, et oleks äge viia natuke magusat ka teistele. Primeerimine. Preemia. Laagiklubu preemia. Noh, kõik on näljased või? Väga näljased. Näitan siis kooki ka. Kus poolt see nüüd lahti tuli? No nii, pärast pizzasöömist läks meil Uno mängimiseks ja kell on 10 ja me oleme kodus ja nüüd on aeg magama minna ja see vlog nüüd selle nädala vlog nüüd kokku tõmmata ja alustada uue vlogiga, nii et Ka-tšing! Ka-tšing! Davai, tšau! Bye!